Et alustaks siis esimestest. Esimene siis viis, kuidas seda kasutada, on siis lõõgastumine, taastumine. Lõõgastumise meetod on see, kui me tõesti lihtsalt jälgime ja hingame sügavamalt sisse ja lõdvestunult välja. Ja kui me veel suurendame seda välja hingus, niisugune sügavalt välja hingus, sügavamalt välja hingus kui sisse hingus, juba see iseenesest lõdvestab ja annab siis meie närvisüsteemile, autonoomsele närvisüsteemile annab teada, et on turvaline, võid lõdvestuda ja selle peale juba meel lõdvestub. Et siin on ka juba ka pranayama ja paljusid harjutusi, mis kuuluvad selle alla. Üks tore harjutus, mida ka palju mainitakse, mesilase hingamine, mida võiks teha juba kõikides koolides ja lasteaedades. Kui just ärevus või stress muutub suureks, ütleme koolis, siis õpetaja ütleb, et oleme nüüd kõik mesilased ja see tähendab seda, et hingad lühemalt sisse ja hästi pikalt välja. Oled nagu mesilane. See juba saadab signaali aju sisse, et on turvaline, amügdala süsteem kohe lõdvestub ja annab kehale teada, et keha lõdvestuks. Lihtne harjutus, eks ole. Nii, järgmine rühm on siis teadlikkuse arendamine. Et siia kuuluvad siis väga paljud ka budistlikud praktikad, ka erinevad pranayamad, tai chi, zen budistlik, lihtsalt jälgimine, oma hingamise jälgimine. Et kui me lihtsalt jälgime hingamist, siis juba see vabastab palju energiat, kui enamasti me nagu hoiame ebameeldivad ebamugavustunded all, hoiame mingisuguseid vanu emotsioone all, et kaitset all, et juba see võtab meilt palju energiat. Kui me nüüd lubame kas mingil ebamugavusel tundel või ebamugaval aistingul üles tulla ja oleme neutraalsed vaatlejad, just need zen budismis ja ka muudes budistlikes praktikates, et me ei reageeri, oleme neutraalsed vaatlejad, juba see hakkab meile energiat andma, ilma hingamist muutmata. Et see teadlikkuse tõstmise vorm on siis ka hästi toetav. Terapeutiline sekkumine või teraapiline lähenemine, kus siis konkreetselt võetakse mingi praktika ja praktiseeritakse juba pikemat aega seda. Et siin on meil ka tuntud koherentne hingamine, mida nimetatakse ka 3-6-5 hingamiseks, kus tõesti 3 korda päevas, 6 sekundit sisse, 6 sekundit välja, 5 minutit korraga päevas siis teed seda harjutust. Ja juba see siis häkib meie jälle autonoomsesse närvisüsteemi. Ja see ei ole enam mingi ühekordne häkkimine, vaid et see ongi juba nagu pilli häälestamine. Ja siin on veel terve hulk Qigongi ja Buteiko harjutused. Aga läheme edasi, siis on järgmine rühm on siis eneseareng. Enesearengu praktikad, jälle võib-olla kõige niisugune ilusam praktika, mis on ka budistlikust traditsioonid pärit, on Tonglen. Olete kuulnud? Ja, Tonglen. Et see on just see viis, et mitte nii, et mina hingan ilusat valgust sisse ja täidan ennast sellega ja mustust välja, vaid just nimelt vastupidine. Et ma võtan nii enda ebamugavustunde hingan sisse, kui ka maailma ebamugavustunde sisse ja muudan selle läbi enda valguseks tegelikult. Et see on see kaastunde arendamine, armastuse, tingimusteta armastuse arendamine, need on väga sügavad praktikad ja see on natuke ka see, mis me hommikupoole tegime, oli just see, mis oli see sufi praktika, haia, eks ole. Seal on samamoodi tegelikult, see ei ole lihtsalt kätega vehkimine ja hingamine, see on ka, et sa lased endast nagu torust läbi nii maa kui taeva konfliktid ja tervendad mitte ainult siis ennast, vaid siis kõiki, kes sinu ümber on ja kogu maailma. Et niisugused ka väga vanad praktikad toetavad ja suvelaagris õpime seda metaphavanat ja ka lihtsalt teadlikku jälgimist, neid vipassana praktikaid. Ja siis on meil kogu inimpotentsiaali puudutavad praktikad nagu holotroopne hingamine, terapeutiline hingamine, mida meie siin teeme ja transformatiivne hingamine, rebirthing, integratiivne hingamine, liberation, breathwork, see ongi siis see vabastav hingamine,
millel on oma, öeldakse, trademark, oma kaubamärk on Liberation Breathwork. Ja neid on veel suundasid ja see nüüd hõlmab neid kõiki eelmisi, et kõigepealt tõesti, kui me lõdvestume, et siis hakkavad tõesti need alla surutud vanad mingid traumad või tunded tulevad esile pehmelt, õrnalt ja lahkuvad. Ja kõik toimub siis enamasti, kui me oleme oma suured traumad siis kuidagi saanud juba käsitletud, siis meil on võimalik läbi avardunud seisundi liikuda ka ajast tagasi, ajas edasi või koguni ajast välja. Minu enda teekond hakkas kunagi holotropse hingamisega, kus ma siis käisin väga põnevates kohtades järsku ja kuni selleni, et ühel hetkel läksin päris nendest kõikidest kohtadest välja, ajast ja ruumist välja ja see on kõige ilusam asi, mida inimene võib kogeda. Ja tegelikult nende zen praktikate ja vipassana praktikate mõte on ju ka see, et see siin ja praegu tegelikult hakkab seda üles ehitama, seda kõige suuremat ja ilusamat kohta avardunud teadvuse seisundit, et ilma me ei saa kuhugi minna, kui me ei ole siin ja praegu. Kokkuvõtteks on üks ilus lause veel, et kui me rahustame oma keha, siis rahuneb meie meel ja kui meie meel rahuneb, siis avaneb meie süda ja kui süda avaneb, siis me jõuame avardunud teadvuse seisundisse, kus me kohtume kogu oma terviklikkusega.